Tere imelist reedet ja mul on väga hea meel, teeme uuesti. Tere imelist reedet, mul on väga hea meel, et te olete jõudnud jälle minu kanalile. Täna ei ole väga tavaline video, täna ei ole vlog või nädala vlog või mingi siukene asi. Täna on Q&A. Ja ma lasin teil Instas küsimusi küsida, neid küsimusi tuli peaaegu terve A4 lehekülg. Suur aitäh teile, neid küsimusi on palju rohkem, kui neid oli eelmises videos, eelmises Q&A's. Nii et ma loodan, et teile meeldib, ma loodan, et te saate oma vastused ja ma vastasin teile kõikidele nii hästi, kui ma suudan. Ma annan oma parima, et te saaksite oma küsimustele vastused. Mul on siin mu ajaloovihik, need küsimused on siin pool. Ma hakkan neid järjest lugema. Ma võib-olla vahepeal joon vett, ärge pahaks pange siis. Ma laudan natuke sassis. Ja täna on õpetajate päev. Kõik, kes täna koolis tunde andsid, võite kommentaaridesse kirjutada, kuidas teile meeldis. Ma räägin siis natuke enda õpetajate päevast ka. Mul on väiksest peale olnud unistus saada õpetajaks ja ma olen alati tahtnud õpetajaks saada. Ja see on nagu alati minu väikeses ketteris sees olnud, et olla õpetaja. Ja täna, kui ma 9 aastat seda päeva ootasin, see juhtus. Ma sain olla täna õpetaja teisele B-klassile. Mina valisin meelega algklassi, sest kui ma tahaksin õpetajaks saada, siis ma tahaksin just algkooli õpetajaks saada, ehk siis esimene kooliaste. See on siis 1. kuni 4. klass vist. Ja meil oli siis aktus, kus õpetajad andsid võimu üle. Ja meie läksime klassi. Andis meie õpetaja, keda me asendasime, meile Kinder Buenot ja siis siukse ilusa ja väga nunnu järjehoidja raamatule. Ja see on super äge, sest mul ei ole raamatul järjehoidjat. Ma eile panin Scrunchi oma raamatu järjehoidjaks, aga ühesõnaga see oli väga ilus. Siis ta jättis oma õpilastega hüvasti, soovis neil ilusat õpetajate päevast, talle toodi lilli hästi palju ja värki-särki. Ja siis hakkasid väiksed nunnud meie juurde nagu järjest tulema, et ilusat õpetajate päeva ja kõik tõid kommi meile. Ja siis see oli nii nunnu ja siis nad kallistasid meid kogu aeg ja ühesõnaga meil oli väga tore õpetajate päev. Ja ma loodan, et kui teie või sina, kes sa seda videot vaatad ja õpetaja olid, et sul oli ka väga tore õpetajate päev, sest meil Kerliga oli ja meil olid väga toredad lapsed. Aga tänase video juurde minnes Q&A. Te küsisite väga palju, väga hea, ma palusingi palju küsida, sest muidu ma ei tulnud siia 2 küsimusega, eks ole. Ma filmin horisontaalselt, nii et ma loodan, mul on peegel siin, ärge pange tähele, kui ma vahepeal vaatan sinna. Aga ma loodan, et nüüd on teil parem vaadata seda. Mul läheb kogu aeg meelest ära horisontaalselt filmida. Nii et praegu oli meeles, ma loodan, et ma suudan seda meeles hoida. Siis veel natuke jäppi teile siia enne Q&A'd. Ma käisin mingi aeg nüüd silmaarsti juures ja ma sain teada, et mul on plussprillid. Mul on nagu ma ei näe lähedale ja ma ei näe ka kaugele. Mul on kaugele nähtavus silmaprillideta umbes 50%, see on nagu väga halb. Ja mul on nagu parem silm on +3 ja vasak on +2,5, nii et see on väga halb, ma ei tea, kuidas ma üldse midagi näen. Aga ma käisin juba eile prille valimas, tulevad siuksed mustad raamid. Siin on kivikesed ja ühesõnaga ja et see infoks teile siis ja nüüd lähme Q&A juurde. Nii, esimene küsimus appi eesti keel. Kuidas koolis läheb ja mis hinded on? Aitäh! Mul läheb koolis väga hästi, see on üllatav. Kuigi päevad on keskmise pikkusega, siis mul läheb enamasti hästi. Vahepeal on siuke tunne, et tahaks nagu puhata rohkem või oleks vaja natuke rohkem aega mingite asjade jaoks, aga ma olen väga rahul selles mõttes, et mu kooliaasta on nagu alganud stardiga, pauguga, väga hästi, kõik on super. Ja hinded enamjaolt on ikkagi 4-5, matemaatika ja geograafia on 3. Aga ma loodan, ma pingutan nii palju, kui ma suudan selle jaoks, et ma lõpetaksin vähemalt kiituskirjaga. Mis kooli minna tahad ja miks? Kelleks suurena saad? Issand, mida ma kirjutanud siia olen? Ma ise kirjutasin need välja. Okei, vastame selle esimesele ära. Mis kooli minna tahad ja miks?
mul on 3 valikut, kas Tamme, Peterson või Poska. Miinasse või Treffnerisse ma pigem ei proovi, ma jätan need pigem välja, sest ma olen kuulnud hästi palju, et nendesse on hästi raske sisse saada ja kuna ma ise tean, et mul on mingid ained nagu raskemad, siis ma pigem ei hakka proovima ja tahan need kohad jätta nendele, kes päriselt nii palju pingutavad selle jaoks, et nendesse koolidesse saada. Ilmselt ma tahan kõige rohkem minna Petersoni meediasuuna peale. Tammes ma suunda ei tea, kuhu suunda ma minna tahan, aga Peterson on ilmselt mu hetkene esimene valik. See võib muutuda, see on mu hetkene. Ma olen koolis käinud 6 aega ja see võib kõik muutuda. Ma võib-olla tahan üldse Treffnerisse lõpuks minna, on ju mida iganes. Et see on mu hetkene nagu seis. Poska on nagu, tundub ka nagu keerukam. Aga samas ma ei ürita seda gümnaasiumit võtta niimoodi, et see oleks nagu, et ma võimalikult lihtsa tee läbi käiks. Ei, ma üldse ei arva seda. Ma pigem nagu tahangi, et mul oleks lihtsalt tore ja et oleks nagu fun, on ju. Kelleks suurena saada tahad? Ma ütlesin, minus on väga väiksest peale on soov õpetajaks saada. Ma ei tea, kuhu see kõik nagu läheb, kas ma lähen õpetajaks õppima. Ja mul on teine väga suur soov on ikkagi saada sisuloojaks. Ja ma loodan, et ka see nagu unistus või mõte või idee, kuidas seda siis kutsuda minu peas ikkagi areneb nii palju edasi, et ma selleni jõuan. Mis on plaan peale 9. klassi lõppu ja mida edasi teed? Mu plaan on ikkagi minna gümnaasiumisse. Ma ei tea, kas ma sisse saan ja ma ei tea, kas ma üldse ära lõpetan. Ma loodan, ma päriselt räägin, ma pingutan nii palju, kui ma suudan ja ma päriselt tahan need eksamid nagu ilusti ära teha. Ma ikkagi tahaks edasi õppima minna, et selles mõttes ma ei taha laisklema jääda, et mu soov on ikkagi edasi õppida. Ja jah, ma arvan, et see inimene, kes seda küsis, sai oma vastuse. Mis on sinu eesmärgid 9. klassis? Minu eesmärgid on kõige rohkem, mu nagu kõige esimene prioriteet on pingutada ja õppida kõige rohkem eksamiainetes, ehk siis matemaatika, eesti keel ja valikseksamit ma ei tea, mis ma veel võtta tahan, aga ilmselt ma tahan ühiskonda, et siis need on nagu mu prioriteedid. See ei tähenda, et ma kuidagi teisi aineid vähem õpiks või nendega vähem tegeleks, ei. Lihtsalt minu kõige tähtsam prioriteet on hetkel eksamiained ja teised ained on ka tähtsad, lihtsalt ma keskendun nendele vähem, aga ikkagi keskendun. Ma loodan, et te saite aru sellest isegi nii loogiline või mitte loogiline, kui see ka ei olnud. Mis on su lemmiktoit? Kõik inimesed, kes mind tunnevad, kes mind teavad, et minu esimene lemmiksöök on kartul. Ilma kartulita ma vist ei elaks. Ma tean, see kõlab väga halvasti. Ma tean, aga kartul on top 1 asi siin maailmas. Ühesõnaga, mu lemmiksöök on kartul ja jahukaste. Ja see on kõik. Ma võiks terve elu seda süüa. Ma tean, et lõpuks viskaks vist kopa üle, aga kartuli on selline asi, millest saab nii palju asju teha. Sa saad kartulivormi teha, sa saad ahjukartulit teha, friikaid teha, pannikartulit teha, keedukartulit teha, ühesõnaga seal on miljon võimalust ja kartul on lihtsalt. Ühesõnaga, jah, ma loodan, et saite vastuse. Kartul. Kas plaanid kunagi minna teise tantsurühma peale maadsa? Kui jah, siis millisesse ja miks? Sellele on nagu keeruline vastata. Ma ei ole kindel. Ma ei tea. Ma käisin 1. klassis teises tantsurühmas. Ma käisin Rukikakerdates ja me käisime ka tantsupeol 2019 aastal. Aga eks mu eluraamat näitab, mis leheküljes elu mulle pöörab ja kas ma jõuan kunagi kuskile mujale. Kindlasti oleks väga tore näha midagi muud või kuidas mujal on, aga hetkel on maadsa ja. Mis su lemmiklaul on?
ma ei tea, kas ma saan öelda, et mul on üks kindel lemmiklaul. Ma arvan, et mul ei ole ühte kindlat lemmiklaulu. Kõik Sammi laulud on mu lemmikud. Kes mind teavad seda, et Sammi laulud on lihtsalt mu top 1. Sam on nagu, ma kuulan Sammi laule kogu aeg. Kooli minnes, õppides, magama minnes, mul on kogu aeg AirPodsid peas ja Sammi laulud käivad. Kuigi lemmiklaul vist, neid on nii palju, kõik on mu lemmikud, kõik mulle väga meeldivad. Aga lemmik, ma ei saa valida niimoodi lemmikud, sest kõik ta laulud on nii head. Aga mulle meeldib, ma saan öelda, mis laulud mulle rohkem meeldivad. Mulle meeldivad Kanu, Parasiit, Nüüd armastan ei armasta. Siis ta üks päev Raadio 2 salvestas seda lugu, Mis värv on armastus ja see on nii ilus. Sest Sammi vokaal on seal laulus nii ilus ja see on üldse nagu nii ilus laul ja selle sõjaväeorkestriga see on lihtsalt üks bänger kuubis. See on mu telefoniheli, see on mu äratuskella heli, ühesõnaga see laul on imeline. Aga jaa, muidu Sammi laulud on üldse kõik mu lemmikud. Mis su lemmikfilm on? Mu lemmikfilm. Ma ei tea, kas mul lemmikfilmi on. Mul on võib-olla lemmiksari ja see lemmiksari on Papsid. Aga film. Ei, see on ka sari. Lemmikfilm. Mu lemmikfilm on vist Frank. Ma ei ole väga palju hetkel filme vaadanud, aga ma arvan, et viimane film, mis mul lemmik oli või on Frank hetkeseisuga. Mis riiki sa kõige rohkem reisida tahaksid? Ma olen 2 festivalil käinud, ma käisin eelmine aasta Tšehhis. Seal ei olnud festival, aga me esinesime Tšehhis. Nädal aega olime Tšehhis ja ma käisin just hiljuti Kaunases ja ma käisin nüüd hiljem siis perega veel pärast Kaunase festivali käisin ka Klaipadas ja Palangal. Nii et nendest mõlemas oli väga tore, aga ma arvan, et ma reisida tahaksin Dubaisse või siis Türki, Istanbul. Sest mu lemmik sari mingi aeg oli Armastuse hind, see sai läbi. See on küll Duo 4. kordusel, aga ma ei viitsi vaadata seda. Võt selle filmi küsimusega mu lemmikfilm ilmselt on, issand, kuidas see oli? Ühesõnaga üks Türgi film, kus mängib Mert Ramazan Demir. Ja see on, ma võin teile selle nime siia panna, ühesõnaga see on väga hea film, ma soovitan vaadata, ma vaatasin 2 korda seda lausa. Ma loodan, et te saite oma vastus. Mis su lemmik jalatsi bränd on? Ma isegi ei oska öelda. Ma arvan, et mu lemmik jalatsi bränd on, ma kannan suht palju Nike'i ja mul on ka ühe Championid ja mul on Adidased hetkel, aga ma ei tea. Ma arvan, praegu on Adidas, sest ma kannan Nike'i praegu väga vähe ja ma kannan Adidast praegu täiega. Adidas on mu top 1 jalalud praegu, aga Converse on lahe, ühesõnaga, mul ei ole lemmikit jalatsi brändi vist. Kui sa põhikooli lõpetad, mis sa siis edasi teha kavatsed? Ma vist enne sellele juba vastasin küll teises formaadis küsimusele, aga ikkagi ma arvan, pärast põhikooli lõppu ma tahaks ikkagi edasi õppima minna ja gümnaasiumisse. Kas sa tahaksid kunagi minna vahetusõpilaseks välismaale? Mu konkreetne vastus on ei, sest mul on väga halb inglise keel. Ma ei saa öelda, et mul halb inglise keel on. Ma saan hakkama kui vaja, aga lihtsalt ma ei oska lauseid moodustada ja ma tunnen ennast hästi halvana inglise keeles ja ma ühe korra tegelikult eelmine aasta käisin Tartu Miina Härma põhikoolis vahetusõpilaseks ja pigem ei ole minu teema. Ma pigem ei eelista seda. Nii et jaa. Ma arvan, et pigem ma ei taha, mul ei olnud kõige parem kogemus või see ei olnud minu jaoks. Et ma jäin haigeks vahetusõpilasena ja siis ma tundsin ennast nii ebamugavalt, et ma lihtsalt läksin oma kooli tagasi. Ma küll andsin teada, et ma rohkem ei tule, aga ma arvan, et see ei ole minu jaoks ja kuigi mul tuleb nüüd mingis mõttes raske periood, sest ma ju vahetan kooli, ma lähen uude kooli ja see kindlasti on raskem. Kõik see uus keskkond ja kõik selline värk, aga lihtsalt, et nagu vahetusõpilaseks ma vist välismaale ei läheks.
kumba sa eelistad, kas kutsekooli või gümnaasiumi? Ma arvan, mul ei ole kindlat eelistust, ma vist ise nagu lähen tahan gümnaasiumisse minna, aga ma nagu ei ütleks, et kuidagi kutsekool halvem on, sest sa saad nagu keskhariduse ikka, pluss sa saad veel mingi kutse veel peale kauba, on ju, aga ma arvan, et gümnaasium on nagu, ma ise eelistan gümnaasiumi, aga see nii oleneb inimesest, oleneb nagu tema mindsetist, on ju kõik siuke värk, et ma arvan, et ma ise eelistan gümnaasiumi, aga sellel ei ole üldse vahet. Nagu kui sa tahad nagu mingit kutset õppida, siis jaa, see on täiesti okei, lihtsalt minu eelistus on gümnaasium. Kas teater või kino? Ma arvan teater, mulle väga teater meeldib, kõik mu teatrikogemused on väga ägedad ja teater on lihtsalt imeline koht ja ma arvan, et pigem teater. Mis sa valikeksamiks teed? Sellega on nüüd selline raske küsimus, et ma ei tea. Ma tahaksin teha ühiskonda, aga mu ühiskonnaõpetaja ütles, et ühiskonnaeksam on kõige pikem ja kas just keerulisem, aga kõige nagu kurnavam, sest see on kõige pikem, seal on kõige rohkem ülesandeid. Nii et ma tahaksin ühiskonda teha, aga ma ei tea. Ja sellepärast ma nagu lisaks matale ja estale keskendungi ka teistele ainetele, sest ma ei tea. Ilmselt keemiat ja füüsikat ma ei tee, sest ma ei ole nendes väga hea. Geograafias ma ei ole ka hea. Ühesõnaga ma ei tea. Eks näis, mis ma siis otsustan. Ja ma loodan, et sa said oma küsimusele vastuse. Mina oma peas ei tea. Ma tõesti ei tea. Ma olen mõelnud kogu aeg ühiskonda teha, aga see valikeksami teema tundub nii keeruline ja ma olen nagu... Ma lihtsalt ei tea. Lemmiksöögikoht. Mu lemmiksöögikoht on Tartus vist 3 tilli. Sest ma käisin, kui ma loovtöö ära lõpetasin. Või tähendab, ma olin just loovtöö ära kaitsnud ja siis me läksime sööma 3 tilli ja see oli väga tore. Seal on nii mõnus vibe, see on nii chill, seal on kõik nii head söögid, ühesõnaga väga, väga tore koht, soovitan. Kas sa eelistad rohkem värvilisemaid riideid kanda või basic'uid? Ma pigem... Mul on pigem nagu sellised kindlamad värvid, mida ma kannan, kui ma kandan. Näiteks mul on üks roheline pintsak, mida ma kannan, sest mul on see roheline särk, on ju. Mind nagu ei häiri, kui seal särgi peal on mingi värviline asi. Näiteks mul on üks valge särk, kus on nagu roosa autoga mingi teema. Aga see ei häiri mind, et see seal on, aga ma pigem eelistan vist basic'uid. Nagu mulle meeldib nagu siuksed, pruun, valge, must. No musta ma pigem üldiselt kannan vähe, ma ei ole väga musta inimene. Aga mingid siuksed nagu, siuksed clean girl värvid, et pigem häledad ja siuksed chillimad. Lemmikaastaeg. Ma arvan, et mu lemmikaastaeg on sügis, nagu aastajana. Kuigi mulle veel meeldib talv, sellepärast, et mul on talvel sünnipäev, aga mulle ei meeldi talv, sest lumi on, külm on, jopet peab kandma, kõik siuke teema. Aga talve juures näiteks mulle meeldib, et jõulud on, ja mul on sünnipäev ja ühesõnaga kevad on ka ilus aeg, siis hakkab kõik õitsema, on ju, suvi on tore. Suve juures mulle ei meeldi see, et palav on, aga mu lemmikaastaeg on vist sügis. Kas vene keel või inglise keel? Minu puhul kõik teavad seda, et see on vene keel, sest mu vene keel on palju parem kui mu inglise keel. Ma ei tea, kuidas see nii läks, ilmselt on sellest, et mul esimeses klassis oli juba inglise keel nagu keeruline, ma ei saanud väga sellest aru, mul oli nagu raske ja kui mul vene keel hakkas, siis ma vene keelt väga-väga ootasin ja vene keel tõesti mul läheb väga hästi, mul on vene keel olnud 6, 7, 8, 9, 9 ma veel arvestada ei saa, aga 3 aastat praegu järjest 5 ja vene keel mulle tõesti väga meeldib. Kas sulle meeldib süüa teha? Jah, mulle meeldib süüa teha. Ma tegin oma loovtöö kokaraamatuks. Ma tegin oma loovtööks kokaraamatu. Keter eesti keel. Ja mulle meeldib süüa teha. Mulle pigem jah. Ma arvan, et kui ma üksinda kunagi elama kolin, siis ma ei tea, kas ma hästi süüa oskan teha. Seda ma ei tea, aga mulle meeldib süüa teha. Lemmik tähtpäev. Mulle meeldib väga jõulud. Mu enda sünnipäev, 2. jaanuar.
ma ei teagi, et tähtpäev, mis tähtpäevad meil üldse on. Ma arvan, et jõulud ja mu sünnipäev. 1. september on ka tore, sest siis hakkab kool, on ju. Mulle väga kool meeldib, kes ei tea, kes teavad, need teavad, kes ei tea, siis see on uus info, aga mulle kool tõesti meeldib. Ja ma ei oskagi öelda nagu. Ma arvan, et mu enda sünnipäev ja jõulud. Miks sa YouTuberiks hakkasid? Ma ei oska öelda, miks ma hakkasin. Mind on nagu, ma ei tea, kui palju ma olen sellest tegelikult rääkinud, aga minu väga-väga suur iidol ja minu väga suur eeskuju on Maria Rannaväli. Ma vaatan iga päev tema neid vanu YouTube'i videoid, sest need annavad nii palju inspiratsiooni. Mul on tahe nagu rohkem teile seda YouTube'i teha. Küll aga mul on suht kiire, sest ma tegelen nagu suht paljude asjadega, siis mul alati ei ole aega teha. Aga nii palju, kui mul võimalik, nii palju ma üritan teile seda enda elu siis teieni tuua. Küsimusele vastates, miks ma YouTuberiks hakkasin, no seda ma ei tea, aga mind on alati siuke sisuloome köitnud, kui ma saan nii öelda. Ma ei tea sellest sisuloomest nagu väga palju, aga ma panen siia klipi. Sketterkeel blogis, nagu te teate ja ma tahan kodu tutvustada. Noh, teen blogi nii. Ja ma tegin juba 6-aastasena YouTube'i. Küll ainult mingi paar videot, aga ma olin 6-aastane. Ma olen väga väiksest peale YouTube'i vaatanud. Ma vaatasin kunagi Laura Klauserit täiega, Diana Bananat, Nele Kirsipuu. Ühesõnaga, mul oli väga palju inimesi, Merka Perka, keda ma vaatasin ja jälgisin ja ilmselt sellest see kuidagi alguse sai. Ja ma lihtsalt eelmine aasta võtsin oma telefoni kätte ja hakkasin filmima. Ja ma mäletan oma esimest videot. Crazy. Ja ma mõtlen, et ma olen peaaegu aasta aega seda YouTube'i juba teinud ja see aeg läheb nii ruttu. Ja mul on nii hea meel, et te üldse mu YouTube'i vaatate, kes te vaatate, sest kui te ei vaataks, siis kellele ma seda sisu toodan, eks ole, iseendale. Eks hiljem kunagi on tore vaadata, eks mu lastel on kunagi tore vaadata, aga mul on tõesti väga hea meel, et teid on nagu nii palju ja et teile meeldib ja et te minuga kogu aeg olete ja mulle kaasa elate. See on väga tore ja mulle väga meeldib see. Aitäh teile! Aga ma arvan, et kuna rohkem küsimusi ei ole, siis ma arvan, et me siinkohal lõpetame. Suur aitäh, kes te siia kõik videosse jõudsite. Suur aitäh kõigile, kes te küsimusi saatsite. Ma loodan, et teil on täna tore päev ja ma loodan, et me kohtume juba järgmises videos, kuigi ma teid läbi telefoni ei näe, siis ma loodan, et te ikkagi naudite. Kui teile see video meeldis, pange thumbs up. Kui te veel subscribe'ind ei ole, siis subscribe'ige ja näeme teiega juba järgmises videos. Ciao!